Ärkamise aeg 19. sajandi teisel poolel tõi värskeid tuuli. Rahva haridustaseme ja lugemishuvi kasv vajas vaimutoitu, mida võis pakkuda vaid emakeelne lugemisvara. Rahvuskirjanduse kujunemisele avaldas olulist mõju Johann Voldemar Jannsen, kelle ilukirjandustoodangus on üle 220 põhiliselt küla- ja ajalooainelise jutu, mis ilmusid 7 rahvaraamatus Sanumetooja ja kogus Püssipapa esimesed külajutud külarahvale, aga ka ajalehtedes Pärnu Postimees ning Eesti Postimees ja kalendrites ning olid väga-väga populaarsed. Nende rahvalikult kujukas ja vesteline humoorikas sõnastus mõjutas hilisemat Eesti proosastiili kujunemist. Jannsen oli ka produktiivne luuletõlkija, mida tõendavad 1003 vaimulikku laulu kogudes Sioni laulukannel ja 125 ilmalikku laulu kogumikus Eesti laulik. Jannsen oli Eesti koorilaulu edendaja, Eesti esimese üldlaulupeo peakorraldaja ning Eesti rahvushümni sõnade autor. Meie esimene kutseline kirjamees ja postipapaks kutsutu oli ka esimene Eesti algupärase laste luulekogu Eesti laste rõõm hea lastele pühade kingituseks autoriks, mis ilmus 1865. aastal Laakmani trükikoja väljaandena. Raamatu suurepärased kivitrükis illustratsioonid oli teinud Tartu litograaf ja päevapiltnik Karl Anton Schulz. Siin Tartus on üks pilditegija, kes mõistab ilusaid piltisi teha. See pilditegija tuli nüüd ühel päeval minu juurde koju, kirjeldas Johann Voldemar Jannsen nende kohtumist raamatukese järelsõnas. Ma tahan sulle tükki 14 pilti teha, pane sinna mõni salm juurde, lase trükkida ja siis ütle vanematele, kui valmis on. Mina jooksin ruttu laua ääre, tõmbasin sulepeosse ja hakkasin salmikut kribistama, et ehk jõuluks veel valmis saaks ja novembris olid sobivad laulud piltide juurde valmis. Jannsen kutsus neis humoorikat lugejaid usinusele, sõnakuulelikkusele, vanemate austamisele, palvetama ja nii edasi, unustamata teha sealjuures ka reklaami oma ajalehele. Raamatukesest leiame ka niinimetatud üles soojendatuna Otto Wilhelm Maasingu sajandi alul avaldatud luulevormis mõistuloo Tantsukaru Päts, mis rahvalikuks lauluks Vändra metsas Pärnumaal kohandatuna on tänapäevani säilitanud oma populaarsuse. Eesti laste rõõmu puhul oli tegemist esimese nii rohkelt originaalillustratsioonidega kaunistatud trükisega Eesti raamatukunsti ajaloos. Laste rõõm oli ka aastatel 1922–1940 Eestis ilmunud igakuine lasteajakiri.